lauluväljakul on täna maijooks. Väljas on väga mõnusalt soe, aga jooksevad. Kui palju medaleid. Kõnnikepiosikutega saab ka kergliiklusteedel tervisekilomeetreid koguda. Ja Rita Rätsep, tervitame kriisis ka Rita oli meil istunud programmis koos Maris Järva, koos temaga siis tuntud raadioajakirjanikuga tegemist. Nii nagu ütlesid ka väga erinevate eluvaldkondade esindajad ja LHV maijooksu ajal olete kõik ühtne pere ja elukutsest, sõltumata vanusest ja sõltumata päritolust, kus Eestimaa piirkonnas sellele sündmusele tulnud oled. Et see liikumiskiirus on olnud kusagil 7 kilomeetrit tunnis. Parem liigume edasi, sealt edasi, praegu väga tublid olete olnud, aitäh selle eest. Liigume edasi A. Le Coq'i joogipunkti, päike on kõrvetamas, lagi läheb. Liigume meie rõõmuks. Liigume koos edasi. Elagu Eesti! Elagu Eesti, elagu uuselt oma kindlasti. Ja Eestimaa pidupäev, LHV maijooks. Kori ei tõsta. Maxilla Hambakliiniku sportliku pereliikmed, tervitame teid finišis, LHV maijooks 2024. Selle kevade soojeim päev, nii nagu see ikka LHV maijooksu toimumise ajal olnud on, nii et see ilmselt naiste vägi ja Eesti naiste vägi on see, mis on meile kinkinud sellise suurepärase kauni ilma. Kõik jooksevad täna. Vaadake, kui palju neid on rekordiliselt palju sel aastal. Igea räägib. Näiteks A. Le Coq'i joogipunkti ja liigume siis võistluskeskusest oma. Kes teab, see teab, kes veel ei tea, firma esinejad välja kuulutab. Väga erilisest ilma. Siin on juba pantsi. Hakkage kogunema. Kuskil juba laulab Smilers. Tantsin sinuga taevas, tähetelge all. Suur tänu! Selline tore peo- ja jooksupäev siis Tallinnas. Kohtumiseni!